Nii, see ka töötab. Tere! Mul on ka väga hea meel siin olla ja on olnud väga mõnus kuulata eelnevaid ettekandeid. Ja minul on siis selline teema nagu pärimustants tantsupeol. Ja just nimelt küsimärk ja hüüumärk sellise kombinatsioonina. Ma arvan, et siin ruumis viibijad vist kõik üldiselt laias laastus saavad aru, mille poolest erinevad pärimustants ja tantsupidu ja miks nad justkui miks nad üldse kokku ei peaks sobima. Aga ma ikkagi sõnastaksin siis üle, need kõik ei ole minu enda mõtted, ma sain abi, aga sõnastaksin üle mõned nende tunnused. Et see oleks veel selge, et mis neid siis nagu eristab. Pärimustantsu iseloomustab improvisatsioonilisus, varieeruvus tantsudest ja tantsusammudest erinevad variandid ja samal ajal siiski ka mingi kogukondlik ühine teadmine nendest tantsudest või sammudest. Tantsudel loomulikult puudub üks kindel autor, nii nagu ka rahvalauludel, mängudel, muinasjuttudel. Ja mis on nüüd väga oluline siis selle praeguse jutu kontekstis, et oma olemuselt on ta seltskonnatants. Tantsimiseks, suhtlemiseks, mitte vaatamiseks. Ehk et publiku olemasolu ja eriti veel selle publiku hinnang tantsu õnnestumisele ei ole kas üldse asjakohane, ütleme täna niimoodi, et ei ole asjakohane, et siin on mõned momendid, aga need jätame praegu kõrvale. Et see on siis pärimustantsu iseloomustab. Ja nüüd teiselt poolt siis tantsupeo etendust. Ja ma praegu nüüd räägin tantsupeo etendusest, sest see on see, millega puutub kokku kõige suurem osa inimestest, ehk lisaks tantsijatele siis veel ka see mitme kontsertidele kokku on see tõesti mitukümmend tuhat pealtvaatajat, on ju. Et tantsupeo etendust, mis iseloomustab? Et tegemist on siis lavastusega, läbiva süžeega lavastus. Tantsude näol on tegemist uusloominguliste, fikseeritud koreograafiaga tantsudega. Varieeruvust, improvisatsiooni ei ole nendes tantsudes enamasti. Nii tantsudel kui ka lavastustel on kindlad autorid, kes on mingi tantsu loonud, kes on mingi lavastuse teinud. Ja lavastatakse kujundliikumise kaudu tantse, eks ole, tehakse neid mustreid ja erinevaid kujundeid tantsijatest. Ehk, et see pealtvaatamise osa on väga oluline. Et ta ongi, see lavastus suuresti on ju, see lavastus ongi vaatamiseks. Ja et tantsupeole pääsemine, selle aluseks on siis hinnang, kellegi hinnang tantsuoskusele, et rühmad läbivad ülevaatused, sealt nad saavad oma hinded, tehakse pingerida ja selle põhjal siis selgub, kes pääseb tantsupeole tantsima. Et need on pärimustantsu ja tantsupeoetenduse tunnused. Ja neid me nägime ja teame ja kuidas ja miks siis üldse peaks pärimustantsu tantsima tantsupeol. Ja selle küsimuse ma nüüd jaotuksin siis omakorda 2 küsimuseks. Kõigepealt niimoodi, et miks üldse pärimustantsu õpetada? Üks põhjus on siis oma kultuuri ajaloo mõistmine, et ühe mingisuguse rahva või mingisuguse perioodi või mingi kultuurirühma tants, eks ole, peegeldab alati siis selle rahva, selle kultuurirühma, selle aja väärtusi. Et see pärimustantsu õppimine õpetab meid tundma oma kultuuri ajalugu. Aga teine ja võib-olla minu huvide mõttes isegi veel olulisem moment on siis see, et pärimustants on väga kaasaegne viis õppida tunnetama keha, ruumi, liikumist. Et kui näiteks koolides räägitakse kehalise kasvatuse reformimisest praegu, et kehaline kasvatus läheks tulemuste põhiselt spordilt hoopis liiguks tänapäevase liikumisõpetuse suunas, et siis pärimustantsu õppimine ja õpetamine annab justkui kõik võimalused kätte, et kuidas seda sellist tänast liikumisõpetust anda. Nimelt kehakasutus ja liikumine
on pärimustantsus hästi orgaanilised ja konkreetse keha kesksed. Mitte, eks ole, väljast antud mingid normid või nõuded. Nad on osalt improvisatsioonilised. Eesti pärimustants on põhiliselt paaristants, ehk lisaks oma kehale tuleb siis tegeleda ka paarilise keha raskuse ja selle liikumissuuna ja kiiruse tunnetamisega. Tantsuring, või see võib olla mingi muu joonis, aga kõige rohkem me tantsime tantsuringis. Tantsuringi asukoha valimine ruumis õpetab, eks ole, ruumi tajuma, ehk et siin need märksõnad, et millega võiks tegeleda, et inimene oleks oma kehas ja ruumis pädev ja tunneks ennast mugavalt, neid on väga palju. Ja see on siis see, miks pärimustantsu tõesti õpetada, teadlikult tegeleda selle õpetamisega, aga miks seda teha siis tantsupeo kaudu? On esiteks see, et ma enne rääkisin tantsupeo etendusest, aga tantsupidu on tegelikult palju suurem protsess. Ta on põhimõtteliselt, võib selle jagada selliseks 4-aastaseks tsükliks, millest siis esimesel ja teisel aastal on tegemist loomeetapiga ja on seotud ainult väga väikene ringi inimesi, kunstiline meeskond. Ja selles etapis siis pannakse paika selle loodava lavastuse siis idee, süžee, põhimõtted. Ja siis tuleb 3. aastal õppeetapp, mis käib niimoodi, et üle-eestilistel seminaridel siis õpetatakse tantsuõpetajatele, põhimõtteliselt on need repertuaariseminarid, et õpetatakse siis järgmiste pidude repertuaari õpetajatele, kes lähevad edasi rühmade juurde ja siis kokkuvõttes väga laiale osale inimestest jõuab see informatsioon, mis selle õppeetapis räägitakse. Aga see ei ole siis nüüd kaugeltki mitte ainult repertuaari õpetamine, vaid seda etappi ma pean Eesti rahvatantsu harrastuse kujundajana kõige olulisemaks, Eesti rahvatantsu harrastuse kujundajaks, sest selles etapis lepitakse kokku nii-öelda mängureeglid ja pannakse paika väärtused vähemalt järgmiseks 4 aastaks, kuni tuleb järgmine pidu oma selle järgmise seminariga. Sest ei ole saladus, et ikkagi rahvatantsurühmad väga suuresti elavad ja hingavad selles tantsupeo tsüklis. Ja nüüd siis konkreetselt mõni näide, et mina olin eelmisel noortepeol, mõistmises meeskonnas, missugused olid siis need mängureeglid või need väärtused, millest me selles 3. etapis rääkisime. Et näiteks tõstatati see rühmade suuruse teema, et mis on ajale, eriti rääkides laste rühmadest ajale natukene jalgu jäänud, et see 8 segapaari moodustab ühe rühma. Et kui meil on siin täna tantsutunnid koolides tunniplaani osana, siis eks ole klassis, sul on see laste sooline koosseis täiesti ettearvamatu. Sul ei pruugi seal olla 8 poissi ja 8 tüdrukut, sul võib olla seal ainult poiste klass, ainult tüdrukute klass, mõni üksik poiss tüdruk seal, teine asi, sul ei ole ju klassis 16 last, vaid sul on neid tõenäoliselt rohkem. Loomulikult on võimalik valida 8 kõige paremat tüdrukut ja 8 kõige paremat poissi, aga see on jälle see koht, et kas see meil tänase pedagoogikaga enam väga hästi kokku läheb. Ühesõnaga, see oli teema, mis näiteks selles viimase peo raames siis tõstatati ja pandi paika oluliselt paindlikumad reeglid, kui olid varem olnud. Teine teema oli rahvarõivad, mis hiljem nüüd see käis meediast ka läbi natukene teise nurga alt, aga ühesõnaga jäädi selle juurde, et tantsupeol kantakse stiliseerimata rahvarõivaid ja lisaks esmakordselt siis räägiti jalanõudest, et jalanõud peaksid sul olema rahvarõivast juurde sobivad, ehk siis kui kostüümiga sobivad pastad või muu pätid, siis see on suurepärane ja ka enamike riiete puhul, eks ole, kantakse kingi, et need peaksid olema kingad, et peaksid olema mustad või tumedad, mitte näiteks tennised, mis on olnud muidu siiani hästi tavaline tantsupeo jalanõu. Et näiteks niisugune asi räägiti läbi, natukene võib-olla ka sõiti, aga see teadmine anti õpetajatele edasi ja see läheb siis nüüd
jääb päris mitmeks aastaks käibele. Ja siis oli loomulikult see pärimustantsu tantsimine, millest ma kohe räägin siis lähemalt. Ja siis lihtsalt see tantsupidugu protsess, et siis tantsupeo protsessi 4. aasta on see produktsiooni osa, mille vili on tantsupeo etendus, mis on see, mida näevad kõige rohkem inimesed. Aga et selle ees ja ümber on väga-väga palju muud. Nüüd ja teine ja siis suurem ja olulisem isegi põhjus mõnes mõttes, et miks ikkagi seda pärimustantsu siis nagu tantsupeo kaudu õpetada, on siis see, et rahvatantsijad kui nii-öelda soodne pinnas. Ja mida ma mõtlen, on see, et rahvatantsurühmas käivad inimesed huvituvad Eesti rahvatantsust. Nad ei analüüsi väga sageli, et kas see, mida nad seal tantsivad, kas see on autorilooming või see on ehe, kas see, mida õpetaja näitab ette, kas see on selle õpetaja välja mõeldud samm või on niimoodi tõesti ka kusagil kunagi varem tantsitud, et seda analüüsi poolt ei ole, aga on siiras kujutlus sellest, et see rahvatantsurühmas, see, millega seal tegeletakse, et see on seotud traditsioonilise talupoja kultuuriga ja selles mõttes on siiras huvi ja armastus selle vastu. Et nad huvituvad sellest. Ja nad kas hindavad või vähemalt sallivad rahvamuusikat, muidu nad seal rahvatantsurennis kaua vastu ei peaks. Ja nad oskavad mõningaid põhisamme ja liikumisi. Need põhisammud, nad võivad küll olla trennis trillitud millimeetri pealt ühesuguseks, et sealt on kadunud see varieeruvus võib-olla ja see individuaalsus, aga põhimõtteliselt ta tunneb ära enamasti või parematel juhtudel, ta tunneb ära labajala, polka, reinlendri. Ta oskab sellega pöörata, ta teab, et on olemas sellised tantsuvõtted, kus hoitakse 2 käega paarilisest kinni, ta oskab pöörelda ja samal ajal ringjoonel edasi liikuda. Ta teab, et seda tehakse ma praegu nägin, mul jäi sealt enne üks ütlemata. Ta teab, et liikumine käib muusika saatel. See on see, mis mul on, näete siin vasakul, eks ole, kõige alumine pärimustantsu kohta, et pärimustants on muusikast ja rütmist lahutamatu. Et võrreldes siis, ütleme, et näiteks kaasaegsest tantsust võib olla niimoodi, et see rütm tuleb iga tantsija enda seest ja näiteks korraga platsil olevad tantsijad, et nende rütm on erinev, et siis pärimustantsu puhul see ei ole võimalik, sul tuleb rütm ikkagi kas väljast ehk pillimehel või siis näiteks kõikidel tantsijatel on mingi ühine laulusaatel või kusagil tekitatav rütm. Ja rahvatantsijatel on samamoodi, tal on see teadmine, et tantsitakse ühes rütmis ja enamasti muusikasaatel. Et need võivad tunduda väga sellised triviaalsed oskused, aga kui me nüüd mõtleme korra, et püüame Eesti pärimustantsu õpetada näiteks kellelegi, kes ei ole üldse lääne kultuuriruumist, et selle kõrval on need oskused ikkagi juba väga-väga suur samm ja väga palju lihtsustavad. Ehk, et rahvatantsijad kui soodne pinnast, kellele võiks pärimustantsu tutvustada. Nii, aga kuidas seda siis nüüd teha? Ja 2017. aasta noorte tantsupeoks pandi paika väga detailne plaan. Igal rühmaliigil on üheks repertuaaris olevaks uusloominguliseks tantsuks ühe pärimustantsu seade. Õpetajatele toimub 2 seminari. Esimesel seminaril õpetatakse see uusloominguline tants, mis ei ole kuidagi otseselt ühegi konkreetse pärimustantsuga seotud. Ja õpetatakse see pärimustants, millest tehakse hiljem seade. Ja teisel seminaril õpetatakse siis seade sellest pärimustantsust, mis on juba varem ära õpitud. Mõte oli siis see pedagoogiline pool, et kui tantsuõpetajad võib-olla esialgu ei oska hinnata pärimustantsu, rahvapärimuslikke tantse, et siis niisugune natuke nagu ärapetmise moment, et tal on lihtsalt, tema tööle on kasulik, tal on pedagoogiliselt mugav, niimoodi, kui ta õpetab ära, näiteks minu liigis oli raabiku see, mida me seadsime, et ta õpetab lastele juba raabiku ära ja siis, kui ta hiljem saab selle raabiku seada, siis tal on seda lastele nii palju lihtsam õpetada, sest lapsed juba oskavad polkat, nad oskavad galoppi, nad oskavad neid nii-öelda kombinatsioone, mis seal tantsus on ja mida seal seades on kasutatud. Et selline väike nagu kavalus
ja teiselt poolt siis just see, et ikkagi, et kui me tantsime neid pärimuslike tantsude seadeid, et siis me ka teaksime, mis on see, mida on seatud. Siis, et esimesel ülevaatusel, kui ülevaatusel on 2 tükki, see on siis see koht, kus antakse hinded rühmadele. Esimesel enamasti hindeid ei anta, vaid antakse tagasisidet ja teisel on hinded. Et esimesel ülevaatusel neid rahvapärimuslikke tantse, mida iga liik on siis õppinud, tantsitakse ühiselt, elava pillimuusika saatel ja neid ei hinnata. Ja laulu- ja tantsupeol käib kaasas pillipidu, et pillipeo kaupa võetakse need samad rahvapärimuslikud tantsud, mille siis rühmad ja liigid on hästel tekiks see moment, et ta on peol, ta kuuleb ära näiteks see 3.-4. klass, ta tunneb ära raabiku muusika, ta teab, et olgu, et seda tantsu ma oskan, ma lähen seda tantsima. Ümberringi on teised, kes võib-olla seda tantsu ei oska, aga kes näevad, et näed, nii paljud juba läksid, et ma tegelikult see ei näe isegi väga raske välja, et ma lähen proovin ka. Sellised mõtted. Ja peo õppematerjalid, mis siis õpetajatele antakse, et nendes on siis ka kindlasti selle rahvapärimusliku tantsu kirjeldus, arhiiviviide ja ka kvaliteetne muusikasalvestus, sest valdaval enamikul rühmadest ei ole pillimeest, oma pillimeest või kedagi, kellega tehakse pidevat koostööd. Ja kui nii tuleb seda makimuusikat kasutada, siis eks ole, on igati mõistlik, et see, mis sealt lindi pealt tuleb, et see on kvaliteetne ja maitsekas ja sobiv. Niisugune plaan. Ja nüüd selle plaani realiseerimine siis. Et oli 7 liiki tantsupeol, kellest 6 said selle oma rahvapärimusliku tantsu lepiti kokku. 6 liiki said, et sinul on raabiku, sinul on siisik ja nii edasi. Ilma jäi esimene klass, sellepärast, et nad liituvad protsessiga natukene hiljem ja leiti, et nende jaoks on 2 uusloominkulist tantsu pluss pärimustants natuke liiga palju repertuaari. Ja minu lihtsalt mõte on, et kas edaspidi võiks kaaluda seda, et esimesed klassid tantsivadki tantsupeo ainult rahvapärimuslikke tantse, sest tantsupeo kontekstis on autori tantsu kõige suurem eelis rahvapärimusliku tantsu ees see, et ta võimaldab seda kujundliikumist. Neid erinevaid mustreid ja kujundeid saab tantsu sisse juba panna. Esimene klass tavaliselt peale ringi midagi eriti ei tee ja seda ringi, ühesõnaga, kui ta tantsib oma autoritantse, siis ta tantsib neid ringis. No, mõnikord mingis muus joonises ka midagi. Et võib-olla nad võiksidki ainult rahvapärimuslikke tantse tantsida ja selle autoriloomingu juurde jõuda kunagi suuremana. Siis nendest 6 liigist, kes said oma selle rahvapärimusliku tantsu, nendest 3 puhul oli siis niimoodi, et 1 uusloominguline tants oli tõesti väga selgelt, äratuntavalt, konkreetselt sellest pärimustantsust inspireeritud. Repertuaari jaotumine 2 seminari vahel, nii nagu ma kirjeldasin, õnnestus 3 liigis. Need põhjused, miks need niimoodi läksid, need on väga erinevad, ükski otsus ei sünni tantsupeo meeskonnas kuidagi kergekäeliselt või üleöö. Et selles mõttes see ei ole mitte kriitika otseselt, vaid praegu siin kirjeldan, kuidas kujunes. 3 liigis õnnestus see niimoodi ja nendes 3 liigis võeti ka kogu see pärimustantsu õppimine ja ma väidan, et see on just nimelt tänu sellele õpetaja jaoks pedagoogilisele lisaväärtusele võeti see väga hästi vastu. Ja teises 3, kus ühel või teisel põhjusel see repertuaari jagunemine niimoodi ei õnnestunud, oli päris palju nurinat. Seda rahvapärimuslikku tantsu nähti lisaülesandena, et ma pean õppima ära veel ühe tantsu, ma pean seda ülevaatusel tantsima, aga isegi hinnet ma selle eest ei saa, mis võib tunduda, kes ei ole ise rahvatantsuharrastusega seotud, see võib tunduda väga kitsarinnaline mõtlemine, aga ma saan sellest väga hästi aru. Kui sul ei ole harjumus pärimustantsu kuidagi väärtustada või sellest midagi teada ja siis järsku on tantsupeo lihtsalt tavalistele reeglitele lisaks, nüüd õppige 1 tants veel ära, esitage seda ka, aga mingeid hindeid või punkte selle eest ei saa. Et tekitab trotsi küll. Nii. Selle ma siin jätaksin vahele, me võime sellest hiljem, siis kuidas mina ise 3. ja 4. klassiga, kuidas meil õnnestus see pärimustantsu tantsimine ülevaatusel.
Aga et siis nüüd kokkuvõte, kui ma kõigepealt kirjeldasin, kuidas oli plaan, kuidas see realiseerus, et siis kokkuvõte sellest pärimustantsust seekord siis peoprotsessis. Et pärimustantsude õppimine ja tantsimise all ma pean siis silmas seda ülevaatuse situatsiooni. See õnnestus paremini nooremate liikide puhul. Ja siin on nüüd kohe väga oluline moment, et ma väidan, et see oli pigem juhus, et see õnnestus nooremate liikide puhul. Et see sõltus liigijuhtidest, mitte tantsijate vanusest. Et lihtsalt juhtumisi nooremate liikide liigijuhid, mina nende hulgas, kas siis tundsid ennast mugavalt selles materjalis või siis lihtsalt leidsid, et see on hea idee ja sellepärast suutsid seda paremini õpetajatele ja lastele edasi viia. Et väga loogiline on, et ka meeskonnas tuli siis jutuks, kui me siis olime konstateerinud, et nende noorematel tuli paremini välja selle, siis tõstatus see teema, et äkki see võikski ainult laste asi olla. Ja see on jällegi asi, millega mina ei ole üldse nõus, et kindlasti ei peaks kultiveerima seda mõtet, et pärimustants või mängud või laulud, et see on laste asi. Et sellepärast ma väga tahan seda rõhutada, et ma leian, et see oli lihtsalt seekord olid need inimesed, töötasid nooremate lastega, kes kas uskusid sellesse ideesse rohkem või kellel lihtsalt oligi selles vallas rohkem varasemaid kogemusi. Pillipeol repertuaari jäid vaid väga vähesed nendest tantsijate õpitud tantsudest. Sellepärast, et selgus, et need tantsud, mis olid tantsumeeskond oli välja valinud, et need olid pillilugudena liiga keerulised lastele. Ja siin ei ole muud kui lihtsalt vajalik pikem ja ühine plaanimine, et saaksid, et oleksid nii need ka pillilugudena. Ja see tekitas järeldust, seda võib pärast siis arutada, mis seal välja jäi ja kuidas. Nii. Ja kui te mäletate, siis üks tantsupeo kontsert jäi koleda ilma tõttu ära. Ja sellepärast me ei tea, kas see pillipeo idee selles mõttes toimis, et plaan oli ju see, et on tantsupeo kontsert ja sealt tantsijad ja publik lähevad ühiselt koos edasi pillipeole ja tuleb selline pidu ja silma. Kuna seda tantsupeo kontserti ei olnud, siis oli inimesi pillipeol väga vähe, mis teisest küljest pärast osutus heaks, sellepärast, et ei olnud ka tantsuruumi väga palju. Aga edaspidiseks mina ise arvan, et see mõte on väga huvitav ja võiks kindlasti seda veel kord proovida, et kas ta võiks niimoodi toimida, et kui kontsert lõpeb ja algab pillipidu, et kas siis lähevad tantsijate edasi tantsima või juhtub see, mis rahvatantsijatega sageli juhtub, et oma töö on tehtud ja rohkem pidu ei tule. Et seda me praegu ei tea, kas see oleks toiminud. Õppematerjalid õnnestusid, et repertuaari vihikus tõesti olid tantsukirjeldused koos arhiiviviidete ja nootidega ja et need pärimustantsude muusikatest tehti tõesti kvaliteetsed ja maitsekad head salvestused, mida ei ole piinlik kuulata, kui keegi kusagil neid hiljem kasutab. Ja sellest tulenevalt siis mõtteid edasiseks, et ma pean siia vahel ütlema, et 2011. aastal juba tehti mõned sammud sarnases suunas, nagu see, mida ma praegu kirjeldasin 2011. aasta peol. Ja tookord oli mina üks nendest, kes oli väga vastu sellele, et ei ole, et ärme palun neid rahvapärimuslikke tantse mitte mingil kujul topi sinna tantsupeole. Aga nüüd olles selle protsessi seekord läbi teinud niimoodi, nagu ma kirjeldasin, leian ma, et see süsteem pärimustantsude õppimiseks tantsupidude protsessis, see võiks jätkuda, kui pidada kinni sellest tantsude õpetamise järjekorra kontseptsioonist, selle mõttega, eks ole, tilk-tilga haaval uristada ja ühel päeval ikkagi on rohkem neid inimesi, kes ka väärtustavad seda pärimustantsu ilma selleta, et ta oleks konkreetne abivahend millegi õppimiseks, vaid et väärtustada seda asja ennast. Aga seniks, et võib-olla niisugune nagu kaval mõte võiks toimida. Siis, et pärimusmuusika vallas pädev inimene võiks koordineerida neid ülevaatustel, juhul kui jääb see, et ülevaatusel on see kõik koos elava muusikasaatel tantsimine, nende pillimeeste valikut, sest see oli maakonniti väga erinev, et oli maakondi, kus meil olid seal lõõtspillid, kes väga hästi teadsid, mida teha, kuidas tantsijatele mängida ja oli maakondi, kus oli inimene, kes võttis selle noodi ette, kes lihtsalt valdas mingit instrumenti hästi ja mängis selle loo maha, võib-olla ta ei olnud isegi tantsijatele kunagi varem mänginud. Et see on see koht, kus kuna väga-väga paljudele
lastele ja noortele, ma räägin praegu, eks ole, selle laste ja noortepeo kontekstis, on see elus esimene kord, võib-olla ka viimane, kus tal üldse on võimalik elava pillimehe saatel tantsida, siis see ei peaks jääma nagu juhuslikuks, et kes see inimene on, kes talle pilli mängib. Et see on see koht, et lapsi me ei peaks ka nagu alaväärtustama või et see on sama, mitte sama oluline, aga see on veel olulisem, et kes lapsele mängib. Et see on see koht, kus lihtsalt oleks võinud olla üks inimene, kes aitab seda asja koordineerida ja soovitada, sest meil kindlasti on ju igas maakonnas muusikuid, keda võiks soovitada mängima lastele. Ja kõige olulisem, et siis ikkagi mõtestada seda ideed meeskonnasiseselt veel põhjalikult ja ühiselt ja selgitavalt, sest nagu ma ütlesin, et kõikides liikidest ei tulnud nii hästi välja ja see ei ole mitte minu etteheide nendele liigijuhtidele, vaid see on see, et järelikult ma arvan, et nad kas ei uskunud sellesse ideesse, et väga raske on midagi edasi viia, millesse sa ise ei usu. Kas nad ei uskunud või nad ei olnud sellest aru saanud, sest seda ei olnud piisavalt põhjendatud. Ja siin on ka see moment, et muidugi kui meeskond seda asja arutab ja leitakse, et me ei näe sellel mõtet, siis ei peaks kindlasti seda tegema. Et teha tuleb neid asju, millesse me ise usume ka. Aga kui siis ikkagi ollakse seda meelt, et jah, võiks pärimustantsu õpetada rahvatantsijatele ja seal tantsupeo-protsessis seda kasutada, siis on loomulikult see koolitamise osa ja oleks tarvis koolitada, kuna see tantsupeo asi käib niimoodi püramiidina ülevalt alla mõnes mõttes, teised momendid on sellele alt üles, siis on see, et koolitada seda kunstilist meeskonda, kes läheb nende tantsuõpetajate ette, kuidas pärimustantsust rääkida näiteks, kuidas seda õpetada, aga algatuseks, kuidas sellest üldse rääkida. Kunstilist meeskonda, kes läheb tantsuõpetajate ette, siis omakorda neid tantsuõpetajaid, et siis on ka lootust, et see lasteni jõuab niimoodi, nagu võib-olla oli mõeldud. Siin on mul need allikad, nagu ma ütlesin, et ma kasutasin abi siin mõne mõtte sõnastamisel. Ja tänan kuulmast. Õpilastega meil ei ole võimalust nii põhjalikult rääkida ja see on see koht, et loomulikult mitte 100%, aga ütleme minul oma liigis, need, kellega mina töötasin, meil nagu tuli see suhteliselt hästi välja. Et see on, ma praegu rääkisin edasi, siis ütleme neid mõtteid, mis me seal oma selles meeskonna lauast pärast rääkisime ja tagasisidet, et ma ei oska selles suhtes ise ütelda, mida need lapsed täpselt rääkisid. Küll aga õpetajate nurinad, seda ma kuulsin ka isiklikult. Et jah, siin see, ma jätan ta niimoodi, et kuidas siis tuli välja see pärimustantsu ühine tantsimine selle ülevaatusel? Oli algatuseks see, eks ole, et kui rahvatantsijad tulevad tantsima ja kui nad tantsivad ühte ja sama tantsu kõik korraga, siis igaüks teeb oma ringi. Et me siis alustasime sellest, et ma rääkisin, et vanasti, kui tantsid ühte ja sama tantsu korraga, siis tantsid ühises ringis ja siis me jõudsime lastega selleni, et aga meid on siin täna nii palju, et me ei mahu hästi ühisesse ringi, et kuidas me siis võiksime teha ja enamasti lapsed ise pakkusid siis välja ka selle kontsentriliste ringide variandi. Siis oli see, et oli ju rühmasid, kus oli paaritu arv tantsijaid ja siis ma panin näiteks 2 rühmast kummastki ja 1 üle, siis ma panin nad omavahel paari, isegi naispaari tegin. Ja see oli väga uus, väga revolutsiooniline, et niimoodi saab olla, et sa tantsid võõra inimesega esimest korda elus seda tantsu koos ja kohe tuleb välja ka. Sest eks ole autoritantsudes on niimoodi, et kui sul on seal paarist number 3 on poiss puudu ja paarist number 8 on tüdruk puudu, siis sa ei saa neid kokku panna, sellepärast et nad kumbki oskavad seal tantsus. Et neil on mustris oma koht, nad teavad oma samme. Aga et selline, et näete, sai niimoodi, see oli üllatus. Siis oli see sama pillide tutvustamine, et
seal Tartus ja Põlvas oli meil siis Depo, lõõtsad ja muid pille ka. Me tavaliselt vaatasime, et näete, meil on pillimees, siis ma küsisin laste käest, et mis pillid need on, et akordionit ja viiulit tuntakse hästi. Aga mitmed teised tekitasid küsimusi ja siis kui oli vähegi võimalust, siis ma ka andsin pillimehele siis sõna, et ta ise tutvustas oma pille. Ja muuseas karmoškat teatakse päris hästi, et seda lapsed täitsa minu üllatuseks ka lõõtsa kohta pakuti väga palju. Et see karmoška kõna ja mingi ettekujutus sellest pillist, et see on vist praegu väga popp. Ja mis ma tahan ütelda, et kogu see need 3 esimest punkti, see toimus täielikul ekspresskiirusel, sellepärast et ülevaatuse mõte on ju ikkagi vaadata need tantsud üle, need mida hakkame hindama, et see oli see meeletu ekspresskiirus selle ees, aga mulle tundub, et meil enamikes maakondades õnnestus see, et ikkagi tekkis see ehe elevus, et tõesti, et me siis olemegi selle pillimehega koos tantsime, siis mõnikord me tegime veel niimoodi, et tantsisime ära, siis natukene arutasime, et kuidas need oli, mis oli teistmoodi ja miks oli teistmoodi ja siis tantsisime veel korra ja just see paariliste vahetamine ja et mulle tundub, et seal oli lapsi, kes seda olukorda nautisid ja kes said uue kogemuse. Kindlasti oli neid, kes seda vihkasid. Selles neid lapsi on väga-väga palju ja see on paratamatu, et kõigile ei saa meeldida. Siis, mis mulle enda jaoks oli väike töövõit, oli ühes maakonnas niimoodi, et seal oli 6 rühma ja nendest 6 rühmast üks oli selle raabiku õppinud mitte selle variandi, mida me olime kokku leppinud ja üldse mitte ühtegi sellist varianti, mida Eestist oleks kogutud, et õpetaja oli seal natukene teisiti asjast aru saanud, ühesõnaga lapsed olid seda tantsu teistmoodi õppinud. Ja seal tekkis olukord, et kui need rühmad hakkasid kõik korraga ühisel ringjoonel tantsima, siis oli kokkupõrge oli nagu vältimatu, et ühed liikusid, nagu 5 rühma liikusid ühtepidi ringjoonel ja üks teistpidi. Aga millest seisnes see töövõit oli see, et see üks rühm, kes oli teistmoodi õppinud, need lapsed väga kiiresti said sellest olukorrast aru ja hakkasid tantsima niimoodi nagu teised, mis selles situatsioonis oli minu meelest ainuõige ja geniaalne, et nad sellest said aru. Et see oli, ma ütleksin natukene nagu see moment, et okei, et siin sellel peol praegu ja siin külas praegu tantsitakse seda tantsu niimoodi, et olgu ma siis tantsin ka niimoodi. Et see mulle väga meeldis ja siis selline isiklik mõrumoment jäi mul ka ühest maakonnast, kus oli palju rühmasid ja üks õpetaja tuli väga niimoodi alandlikult rääkima enne ülevaatust, et me seda rahvapärimuslikku tantsu ei jõudnud ikkagi ära õppida. Ja ta oli hästi mures ja tõesti väga niimoodi alandlikult lähenes. Ja siis ma ütlesin, et jah, et ei ole midagi, et vaadake siis pealt. Ja millest mul on kahju, on see, et ma ei julenud sellel hetkel teha seda, et see rühm panna paari mingisuguse teise rühmaga ja et need lapsed oleksid siis saanud ka selle kogemuse, sest kõik need lapsed, kuna nad olid ära õppinud selle pärimustantsu seade, siis nad oskasid polkaga pöörada, nad oskasid teha külgsamme ja liikuda edasi, nad oskasid kõiki neid motiive, mis raabikus on, et nad oleksid väga hästi saanud hakkama siis selle päris raabikuga. Aga see oli mul ka üks esimese ülevaatus, et ma lihtsalt ei julenud seda teha, et ma kartsin, et äkki nad hakkavad väga kartma või väga ehmatama ja sellest mul on tagantjärgi kahju, et kui mul tekiks selline situatsioon veel kord, siis ma kindlasti lahendaksin selle teistmoodi. See on siis, et kuidas minu liigil läks pärimustantsude tantsimine ülevaatustel. See on väga hea küsimus. See oleneb kindlasti, eks ole, tema vanematest ja tema kodukohast ja tantsuõpetajast, kas tema rühmatantsuõpetaja oskaks talle soovitada. Et ma arvan, et see on see koht, et kui peaks jätkuma see selline süsteem, siis võib-olla peaksid järgnema ülevaatusel sellele momendile reklaamiminutid, kus nagu selgitatakse, et kus oleks veel võimalik niimoodi tantsida. Et ma ei oska sellele vastata, ma arvan, see sõltub konkreetselt lapsest, tema vanematest, tema kodukohast, tema õpetajast, aga tõesti see mõte võib-olla on päris hea mõte, et seda peaks ütlema. Kommentaar. Ja, et aga see on äkki see koht, mida on nagu pilliteoga üritasid lahendada ja sinu kommentaar oli, et sa ei tea, kas õnnestub meie
tõenäoliselt pillipeo kohaldab, aga esiteks poleks seal olnud mingit ruumi lastele üldse tantsuringi tekitada. Me olime keskel mingisuguse tantsijate seltskonnaga, enamik inimesi seisid tantsuplatsil ja vaatasid pead seda pillipidu. Et selles mõttes see, et oleks sinna jäänud mingisugune lisa 7000 tantsijat ja need lapsed ka, kes oskavad seda raabikusse ja see on minu meelest et see oleks olnud võimatu olukord neile, kui just ei oleks selle pillipeo taga, näiteks selle istujate taga veel mingit lisatantsuplatsi. Et seal ei olnud tegelikult olemas aga ma tean, aga veel seda väikse ees oleva tantsuplatsi lisaks suuremat kohta, et neil ei oleks olnud võimalust rakendada seda tantsu. Jah, et see pillipidu, see oli see mõte, kus seda saaks rakendada ja siin on tekivad muidugi need küsimused, et pillipidu on ju, et ta ei ole ikkagi ju ainult tähendab, et ta ei ole nagu tantsuõhtu, vaid et seal pillipeol on ta ka kuulamise, ta on kontsert ja üldse, kuidas on võimalik ühendada, eks ole, neid asju, need on kõik ometi küsimused, aga minule tundub eriti veel vaadates seda viimase pillipeo juhti, et see koht, kus et seda teemat võiks edasi arendada, et kuidas neid asju saaks kokku tuua, et vähemalt mõtlemisainet ja arutamist küll. Ma kardan, et siin on see koht, et lapse seisukohast ükskõik kui väga me püüame nad mingi vanuseni nad tegelikult ei tee vahet. Nad tõesti ei tee vahet üldse, et talle kas meeldib tantsida või talle ei meeldi tantsida, ta oskab seda tantsu, kus seda tantsu nagu muidu tantsitakse, ei ole vahet selles mõttes, et kui ta tuleb tantsuklubisse, kui ta oskab seda Aleksandrat, siis ta tantsib seda, aga kui seal mingil põhjusel pillimees peaks mängima Jaan Tätte Ojakese lugu ja ta on tantsupeo jaoks õppinud seda tantsu ära, siis ta loomulikult läheb ja tantsib seda tantsuklubis ka. Et ta laps ikkagi ta väga kaua ei tee vahet, mis laps täiskasvanu ka. Jah, kuigi seda jälle ma pean tantsupeo kaitseks ütlema, et see tantsupeol käimise kogemus lapsena, et see on ikka päris vahva. See on ikkagi jah, nagu, ja eriti, mida mina ei ole kogenud, aga mis ma saan aru, et kui sa tuled Tallinnast väljaspoolt, et kui sinna tuleb nagu see laagrielu juurde, et selles mõttes see kogemus jällegi on nagu kihvtasi.